Nõnda. Kaia-Luisa, palun anna märku, kas Facebook Live töötab. Töötab. Aga siis ongi paras aeg alustada vestlusringide elavad vanalinnad sarja 4. ja ühtlasi viimast kohtumist, kus alateemaks on hooajalisus ja räägitakse põhiliselt Haapsalu ja Kuressaare objektidest ja nende linnade temaatikast hooajalisusega seoses. Täna on sõna Eva Tokase muuseumi projekti juhil Üla Koppelil ning Alo Ehasoo Kuressaare sadamaaida vedajana omanikuna siis tutvustab nende projekti. Mina olen Kaarel Truu Muinsuskaitseametist moderaatori rollis. Ja sissejuhatuseks saab tõdeda, et hooajalisus ja hooajad on iseenesest loomulik ja paratamatu nähtus. Põllutöid tehakse hooajaliselt ja teatrid toimivad hooajaliselt. Ja praegu on lõppenud suusa ja algamas on suvepuhkuste hooaeg. Ja linnades räägitakse hooajalisusest eelkõige negatiivses võtmes või vähemalt selle ürituste sarja üheks fookuseks kerkis hooajalisus just eelkõige probleemina, ehkki seda saab vaadelda ka arenguvõimalusena, sest et on ju linnu, mille kõrghooaja nimetamisega võib üldse hätta jääda. Ja probleemiks muutub hooajalisus ilmselt siis, kui muul ajal midagi teha ei ole. Ja eriti ränk on see, kui hooaeg vahele jääb. Seda viimast on tõestanud Eesti vanalinnade lipulaev Tallinn, mille nõrkused pandeemia tingimustes siis tühjadelt tänavatelt eredalt silma paistsid. Aga õnneks on vanalinnadel hooajalisusega ulatuslik kogemus. Näiteks Pärnu, Haapsalu ja Kuressaare hoonestuses on rohkem kui 100 vanune kuurortlinna kihistus olemas ja tajutav. Ja hooajalisus saadab ka ülikooli linnu. Samal ajal on ajaloolistele linnasüdametele olnud iseloomulik mitmekesisus, läbisegi paigutunud äri, elu ja puhkefunktsioonid on taganud selle, et ka madalhooajal elu päris seisma ei jääks. Loomulikult kaasaegsete ja palju suuremaks paisunud Haapsalu, Kuressaare ja Pärnu puhul on oluline, et nende keskused, vanalinnad ei muutuks lihtsalt suvitusosakondadeks, vaid oleks samuti elujõulised aasta läbi. Ja järgnevalt siis sõna projektide eestvedajatel. Ja ma saan aru, et alustada soovib Alo Ehasoo, et rääkida, kuidas tema hoolealune üle hooaegade kestab. Palun, Alo, sõna on sinu. Jah, tervist. Panin muudi maha. Tervist. Rõõm kohtuda nii-öelda küll netiteel Alo Ehasoo siis jah, sadamaida projektijuht. Ma küsin korra selle ära, et ma kuulasin küll selle jutu ära, kas nüüd me keskendume selle hooajalisusele või ma räägin aidast endast rohkem või olge kena, suunake mind selles osas, et ja, ootus on eelkõige praegu see, et te saaksite rääkida sellest projektist, mis seal juhtuma hakkab, mida te teete selle aidaga. Olgu. Kas me saame selle pildi ka sinna näiteks, et on teil huvi, et panna see samane droonifoto alustuseks? Pilt on ees.
kas on? Jaa, pilt on ees. Selge. Okei. No ühesõnaga, kui see pilt on seal ees, siis sealt on näha, on ju selline see hoone on suletud netopinnaga 1000 ruutmeetrit, selles suhtes seal nagu põrandapinda on. Kõrgemas osas on siis 2 korrust, kõrgem osa on siis 1634 ehitatud. Täna teatavasti Kuressaare kõige vist vanem säilinud tsiviilhoone. Enne seda siis Loss ja Raekoda ja sellised hooned nagu on vanemad natukene samast ajastust. Ja siis on seal nagu, ma nimetan neid etappideks, et ma seletan ära, siis on järgmine etapp juurde ehitatud hiljem ja siis on 3. etapp kõige hiljem, mis on siis, ma ei teagi, 1900 midagi. Meil on siin vist Keidi ka, kes alati võib täpsustada. See 3. osa sellelt pildilt pole nüüd näha, aga see on tegelikult, või no ütlen, et ma nimetan teda esimeseks ehk kõige uuem. See osa on mul renoveeritud täna käigus töös, seal on üks kohalik niisugune vahva riidebränd, kes teeb seal rõivaid ja on seal nagu niisugune, müügisaal või showroom või kuidas öeldakse. Sellest saab pärast ka pilti näidata, et see on nagu see, mis on siis praktikas juba korda tehtud. Lisaks siis on Aidal hoovimaja. Te võite seal neid pilte ka vahetada. On hoovimaja, mille ehitamist ma alustasin sel aastal. Tegelikult oli temast ainult müürid, sees oli džungel. Saagisin puud maha. Täna on sarikad peal. Ma arvan, 2-3 nädala pärast on katus peal ja hakkab juba maja kuju võtma. Tegelikult on päris kena maja. Sadamait siis on kunagi olnud ladu, eks ju, kaubait siis Kuressaare sadamast, kust käis oluline kaubavedu. Laevad, meri ulatus sinna, kus on täna Rüütlispa parkla. Sadamaida hoovi peal tegeles kunagi Wildenbergi nahavabrik, mis oli päris suur selline naha ümbertöötlemise tehas, et nahku toodi minu info järgi Aafrikast kohale, töödeldi ümber, viidi Euroopasse. Kahjuks sõja ajal purustati see, lasti see niimoodi õhku, et sellest enam midagi järgi pole, ainult paar naha parkimise niisugust maa sees olnud niisugust tünni kasti või puust sellist. Aida funktsioon muutub selles osas, et enam ta ei ole kasutusel laona, või nüüd ta nagu avatakse inimestele. Esimene osa siis, mis on täna tehtud, ongi mõeldud mul algusest saadik sellisena iga päeva kasutus oleva hoone osana, siis, mis täna tõestabki ennast, et see on väga oluline vajalik, sest seal on elu sees. Inimesed juba käivad seal, kuna seal on pood, siis see on iga päev avatud. Rahvas liigub seal päris palju ja siis on nagu majal on nagu hing sees. Ülejäänud maja siis on plaanitud teha, nii palju ütlen, et 2017 ma ta ostsin. Üldiselt ma mõtlesin ka, mis temaga täpselt teha, aga visioon ei ole nagu muutunud, et ta on nagu, seal on nagu Kuressaare teater on siis üks selline asutus, mis on oma etendusi läbi viinud juba enne mind, eelmiste omanike käe all ja minu ajal ka, kuni siis see pandeemia nagu sellele kriipsu peale tõmbas eelmine suvi, aga enne seda kõik suveetendused on Kuressaare linnateater teinud Sadamaidas. Ainult suvisel perioodil siis, kui ei ole vaja kütet ega muid selliseid asju. Hoone eesmärk tulevikus on põhimõtteliselt suht sama eesmärgiks, kuna minu enda mõte on see, et ta sobib suurepäraselt näiteks pulmade pidamiseks ja selleks on tehtud juba ära nagu suur, ütleme, turunduslik pool ju teatavasti Kuressaare on pulma pealinn, siis ma ise näen seda sellisena, et seal võiks olla niisugune Kuressaare linnakoht, kus pulmasid pidada, et see oleks nagu üks esimesi eesmärke. Aga miks pulmad? Sellepärast, et nad ei ole nagu väga niisugused lärmakad üritused, nad on viisakad, nad on tähtsad inimeste jaoks ja nagu kindlasti meelde jäävad, on ju. Ja teiseks see, et kui ma võtan täna niisuguse pulma, on olemas selline pulma nagu paikade kaart Eestis või selline, siis tegelikult Kuressaares on sellega suhteliselt midagi rõõmustavat ei ole, et kui me jätame välja hotellid, Kõuspa ja Ekespare, siis jääb Meedla koda, mis nüüd täna vist juba kinni on, mida enam pole, mis oli kuni 70 inimest, ja jääb kuursaal, mis on väga kulukas, sellepärast kinni tuleb panna kogu restoran ka. Ja seepärast ma näen seda nagu Kuressaare linnas ühe sellise kohana, kus pidada pulmasid, aga loomulikult ka igast muid üritusi, et mul on huvilisi nendest üritustest on juba palju, juba ennemalt olnud, on see siis need golfi seal turniiri või tennise turniiri, mis seal iga suvi on.
ja firmaüritused ja niisugused sarnased. See Aida hoone nüüd, ma ei tea, kui see pilt seal kuskil on, põhimõtteliselt hakkab välja nägema selline, et see esimene osa on siis nagu valmis ja see, nagu ma ütlesin, jääb kasutusse igapäevaselt. Teine osa tuleb niisugune suur majapidamisruumid, kuhu siis tuleb ka köök ja kogu selline lugu. Ja mõeldud on selleks, et seal saaks toimetada siis kas lokaalne mingisugune toidu, ütleme, ma ei tea, kas restoran, tegelikult mul juba sinna on huvilised isegi olemas, aga kindlasti peab olema selline ruum, mida siis catering saab kasutada teenindamaks erinevaid üritusi. Ja üritused on siis sellised, et üle Eesti rääkides on niisuguseid 100+ kohtasid. Mul siin tuttavad turundajad ütlevad või ürituse korraldajad ütlevad, et need kohad on kõik läbi käidud. Et nad ootavad huviga ja rõõmuga sellist kohta, kuhu saab panna, ütleme, minul saab panna ühte ruumi istuma üle 100 inimese. Siis see järgmine, see suur nagu osa siis koosnebki 2 ruumist, et see esimene osa on siiski selline nagu kohviku ja restorani või siuke viisakam pool, nii-öelda istumise koht ja teine osa, ega ma ära ei kadunud. Ei, kõik on hästi, kuulame huviga. Okei, mingi raks käis. Ja teine osa, see suur osa, siis on see, kus tegelikult on sellest ajast saadik, kui ma tossin, oligi teatrilava ja siis pluss siis ühes seinas oli teatrilava ja teises seinas oli siis rõduga nii-öelda publiku osa, kus istus 140 inimest ja vaatas etendust. Ja nüüd see liigendatus hakkab selliselt olema, et nüüd selle suure osa otsa, seal oli vanasti Sadama Aidal oli otsas veel üks hoone, nõukaajal oli madala hoone juurde. Et kui selles siis neegine sellest uuest hoone osast sisse, neil on seal garderoobid, WC-d, kõik. Nüüd sa küll kadusid. Ja tundub, et Talo on ka osalejate nimekirjast kadunud. Ma loodan, et ta proovib uuesti ühenduda. Aga Kaarel, äkki sa saad jagada neid 3D plaane? Jaa, üks hetk. Kuna Muinsuskaitseametil on võimalus neid ehitusprojekte kooskõlastada, siis tõepoolest meil on Alo poolt ka need materjalid ju edastatud. Kas Alo on nüüd uuesti kuuldel? Nimelik, hallo. Kas mind on kuulda? Kas te kuulete? Nii, mina kuulen. Hästi. Ma kadus lihtsalt ära. Tõepoolest. Mul on nüüd võimalik näidata neid 3D visualiseeringuid teie projektist. Projekti joonised, jah? Visualiseeringud esialgu. Aha, okei. Kus on 3D pildid sellest valmis majast. Aga kus need? Okei. Ehitusprojekti koosseisust. Just. Super. Teil on siis ees milline projekt, milline pilt? Üks maikuu lõpupilt ja otse vaade Sadama Aidale. Suur maht on siuke roosakas pildi keskel. Jaa, selge. No ühesõnaga siis seal on see, te näete terrassi ja katusalust sellist, eks ju? Ja 2 ust on maja, selle kõrge osa peal on 2 ust, eks ole? On see pilt? On. Jaa, siis ma jutt jäigi sealt pooleli, eks ju, et see vasakpoolne suur osa on siis kontserdiruum, on ju, sinnamaani te vist kuulsite mind, eks ju? Selle maja otsa, sinna poole suure maja otsa tuleb siis madal osa, on ju,
ja see rahva sissekäik hakkabki olema selle kõrge osa parempoolsest uksest, ehk astutakse siis sellisesse nagu restoraniruumi, seal saab näituseid, kõike sellist läbi viia ja laudasi liigutades, eks ole, saab selle ruumiga tühjaks vajadusel. Ja see on siis nagu selline esimene ruum, kuhu siis inimene sisse astub. Selle ruumi ees, nagu te näete, on väga suur terrass, mille kohal on katusealune, ehk et rahvas saab tulla õue, olla vihmavarjus iga ilmaga kogu selle praktiliselt selle maja ulatuses, selle kõrge osa ulatuses liikuda. See on päris suur. Ja ega suures plaanis ei olegi, ongi nagu ausalt mul kõik nagu selles mõttes öeldud, et see maja ongi selline, kus saab nagu üritust korraldada tegelikult vabalt kuni 300 inimesele. Et ega Kuressaares selliseid kohtasid liialt palju ei ole, et Kekk on üks uusimaid, kus saab teha niisugust suuremat asja, aga nad on väga erinevad hooned. Sadamait on ikkagi niisugune vana ajalooline hoone ja ma arvan, et seal saab teha niisuguseid igasuguseid huvitavaid ja meeleolukaid sündmuseid pidada ja tähistada. Et olen ise ka huvitatud, et teater jätkab ja võib-olla muudki teatrid ja mis iganes kultuuriüritused, et ta on selline maja, kus kõiki selliseid asju võiks nagu tulevikus korraldada. Äkki on mõni küsimus vahele? Mis teil selline ajakava on selle projekti jaoks? Ajakava on selline, et projekti raames on ette nähtud 30 kuud. Tänase kuuga saame selgeks dokumentatsiooni või juriidika. Seal on küsimus selles hanke küsimustes, kas me oleme hankija või mitte. Sellele tahame saada kindla vastuse, kuigi me juba aimame, aga sellegipoolest see on veel natuke pooleli. Siis kun nad kõik teavad, et täna on ehitamisega selline lugu, et ka ütleme siin sõbrad ehitajad ütlevad, et isegi oma majad on seisva pandud, sellepärast võidu joosta iga OSP plaadi pärast ja OSP plaadi eest 80 eurot maksta ei ole nagu, siis peab nagu raha peale pahane olema. Ehk et ma üritan seda nagu natukene võib-olla, ma ei teagi, kas edasi lükata, et öeldakse, et sügisel asi nagu normaliseerub, et tahaks ehitama hakata iseenesest see sügis, katust vahetama, tegema, hilissügis pigem ütleme, et talveks mingid tööd ja siis järgmine aasta oleks, ütleme, ehituse aeg. Ja tahaks valmis saada, ideaalis on plaan, mõte on valmis saada 2020 siis 3 kevadeks. Rõõm kuulda, et üks väärikas maja Kuressaares korda saab jälle. Kas sul, Alo, on võimalik selles vestlusringi osas ka veel meiega olla? Siis kui... On. Ma veel saan olla saan olla veel siin 20-30 minutit, saan täitsa hästi kuulata. Hästi. Ja ühesõnaga lisan veel juurde, et me ei jõudnud, et seal oli pilt, eks ju, et siis hoovimajast tuleb ka Sadamait nii-öelda toetava. Ma ütlen sellega ära veel paar asja. Sadamaida siis teine korrus on 300 ruutu põrandat, sinna tuleb 3 külaliskorterit, mis on siis mõeldud teenindamaks just nimelt, ütleme siis ürituste, kui on all mingisugune sündmus, siis neid inimesi, mitte nagu nüüd ma ei usu, et kas on nüüd eraldi, on neid keeruline välja rentida selles mõttes, et kui all toimub mingisugune asi järsku, eks ju, siis keegi tahab rahulikult kuskil magada, et mitte nii, aga nad on nagu just seda nagu maja toetavad külaliskorterid ja siis ma teen selle hoovimaja, teen ma ka korda, mitte selle projekti raames, seda ma teen ise, aga sinna ka siis ütleme, võib-olla tuleb 2 sellist suuremat perekorterit, et kui keegi peab pulma, siis ikkagi nagu pruutpaar, võib-olla perekond ja mingid lähedased inimesed saavad nagu ööbida samal territooriumil, külalised siis lähevad juba majutusasutustesse, et nii palju veel lisaks siis need ruumid. Kõlab hästi igatahes. Aga nüüd on sõna Evald Okkase muuseumil. Palun. Tervist, mina olen Ülar Koppel ja siis esindan ja tutvustan teile meie projekti, Okkase muuseumi projekti. Alustaks kõigepealt siis slideshow'ga, et ma on plaan teha nagu jalutuskäik läbi ajaloo. Nii, üks hetk veel. Nüüd on mul ekraan vist näha ilusti. Nii, esimesena näiteks nii-öelda linna
praegust tänapäevast kaarti, kus on nüüd välja toodud see Haapsalu muinsuskaitseala ja punase laiguna oleme meie siin täitsa muinsuskaitseala servas. Ja miks nüüd järgmiselt slaidilt on nüüd näha, miks see nüüd selliselt on, et see muinsuskaitseala hõlmabki nüüd, see on aastast 1846 kaardimaterjal. Muinsuskaitseala põhiliselt ongi nii-öelda see kõige vanema hoonestuse peale ja siin on nüüd näha see hoone siin all servas, mis on siis algselt ehitatud ühekordne kivihoone kuskil nii 19. sajand keskpaiku. Et kuna ta on nüüd 46 juba, siis järelikult on ta varasem. Et siin on nüüd ilusti näha see lossi osa, siis on Delagardi lossihoonete kompleks ja nende aed. Ja edasi läheb siis nüüd see tiheasutusosa, mis on siis enamus jääb sinna mere poole. Järgmisel slaidil panime 2 kaarti kokku, kus on nüüd näha tänapäevane linnavõrgustik siin Ele Alliga. Ja siis meie maja praegune kuju, et ta koosneb nagu selles mõttes suurest mahust ja siis on hoovi poole üks veel väike hoonemaht. Siin on kultuurimaja, siin on siis see Delagardi säilinud hooneosa ja siis lossipark ja siin on nüüd praegune see hotell Tsentraal, või tähendab hoone, mis on meil endal vastas seal. Nii, siit on kaart aastast 1846, kus tuleb eriti hästi välja nii-öelda selle algse hoone nii-öelda asukoht, et ongi, et ta linna sissesõiduteel ja esimene funktsioon oli tal kõrts ja selline nagu võõrastemaja või siin oli ühesõnaga madal kivist hoone ja kõrval oli hobustele sissesõiduhoov ja sarai. Ja siit on nüüd eriti kenasti veel näha ka see, kuidas Delagardil on nii-öelda see oma krunt kõik, et ongi täpselt siin nende telje, sissesõidutee ja telje vastas asub see hoone. Nii, siin on nüüd toredasti nimikirjas, et tegemist oli Aki kõrtsiga. Aastast 1860 on see plaan. Ja nüüd 1895 plaanil on väga hästi näha, kuidas hoonestus on tihenenud, et ka üle tee vasta lossi siin linnuse müüri vahe niimoodi kõrvale on maju juurde ehitatud ja jätkuvalt on nüüd selle kaardi peal tuleb ilusti välja, kuidas on kuivenduskraavid, et miks pärast on siis nagu see piirkond on seni kasutamata. Nii, siit on mõned toredad ülesvõtted koloreeritult, mis me oleme leidnud nüüd selle siis 1912 toiminud hotell Tsentraal. Ja siin on nüüd näha, et selle algne nii-öelda kahekordse hoone kuju, tähendab esimese hooga ta oligi niimoodi, et ta oli ühekordne kivimaja ja 1906 toimusid ehitustööd, et laiendada siis seda majutusvõimalust, ehitati teine korrus juurde. Ja siin on veel näha, et see ka sissesõiduhoov on säilinud. Ja see kaart on aastast 1918 Eesti polgu nii-öelda, kus on märkmed veel peal, et Tsentraal võõrastemaja. Et kui üks oluline objekt seal linnas. Need kaardid on Rahvusarhiivi varamus ja nüüd järgmise osa kohta ma loeksin siit ette, et hoonekompleks, kuhu kuulusid võõrastemaja kõrts koos ruumika sissesõiduhoovi talliga üldpinnaga circa 1300 ruutmeetrit suurel kinnistul, eksisteeris kuni juunipöördeni 1940 aastal. Pärast sõda asus hoone alakorrusel võõrastemaja koos sööklaga, teine korrus oli kasutusel haiglana, kus asus 6 haiglapalatit, sidumistuba, arstikabinet ja apteek. Mahukas kaetud sissesõiduhoov tall enam õiget kasutamist ei leidnud, amortiseerus ja lammutati. Selle asemel tekkis tagasihoidlik Haljasala Mihkli ja Karja tänava nurgale.
1950 aastate lõpul ehitati hoone ümber linna lasteaiaks, planeeriti ringi esimese korruse ruumid ja rekonstrueeriti vahelaed. Rekonstrueeriti endine tallis asunud trepp nõuetele vastavaks kivitrepikojaks. Hoone peasissepääs viidi Mihkli tänava poolsele otsale. Lasteaias asus hoones kuni 1980. aasta keskpaigani, kuni sinna paigutati laste kunstikool. Ja peale põlengut siis kunstikool viidi üle mujale ja hoone ei kasutuseta seisma. Nüüd sellest samast, mis meil 2001 Mart Kangro poolt oli koostatud uurimistöödest, on seal ka selline plaaniline materjal, kus on nüüd näha selle hoone inventariseerimisjoonised aastast 1950. Need mahud, milline ta välja nägi. Et siin ongi siis see peaosa, juurde ehitatud see puidust teine korrus, trepikoda, mis viis siis üles korrusele, hobust siis puhkepaik, mitte puhkepaik. Ja kõrvalt on nüüd kõrvaltvaadetest on näha, kuidas siis on hoovi peal on tehtud väike elamumaht. Ja siis nüüd see teiselt poolt vaatena on seesama see hobuste sissesõiduhoov. Nii, ja nüüd on siin üks väga hägune plaan, aga siin on, kui te nüüd hoolega vaatate, siis on näha seda ruumijaotust. Et see hoone on olnud, ütleme selle kirjukasutuse ja sellise erinevate funktsioonidega, mis seal kõik sees on olnud, on väga mitmeid kordi ümber ehitatud ja siin on nüüd näha, et antud hetkel siis 50-ndatel oli siin Stalovaja ja siis oli kuhni, ühesõnaga komnata, siin oli nagu mitmed kasutused olid seal esimesel korrusel olemas. Nii, ja siis kui see hoone oli nüüd mõnda aega kasutuseta seisnud, siis õnnelike juhuste tõttu sattus Evald Okas näitust tegema Haapsalusse, Aita Möldri kukegaleriisse ja sealt kaudu siis läks edasi siis nüüd see meie ajajärk, mis meie oleme selles hoones tegutsenud. Evald Okas ostis linnast maja aastal 1999, millele järgselt siis oligi hoone oli sellises seisukorras. Ta oli, nii ma näitan siit veel mõned pildid. Ja siis selle järgselt oligi, siis me tegime uuringud, koostasime arhitektuurse projekti ja siis 2002 läks ehitus lahti. Siin on näha, et juba katusevahetus käib. All on, siin on näha veel ühesõnaga algselt oli see ukse koht, mis oli vahepeal ümber ehitatud ka aknaks. Siis seisukord sees nägi meil välja selline, et siis projektiga me kohandasime selle ruumid ümber siis muuseumile sobivaks, et lammutasime välja need ahjud, siis ühtlasi on siin näha nüüd need kahjustused või selles, et see hoone konstruktiivne olukord ei olnud ka suurem asi kiita. Seal sai mitmed talad said suured pikad, need olid 30 × 30 sentimeetrit läbimõõduga talad sai ära vahetatud nii esimese, teise kui teise ja kolmanda vahel. Siin on näha ka põlengu kahjustused, need põlengud ei olnud selles mõttes, et konstruktsioonini jõudnud, aga oli lihtsalt selline tahmakahjustus. Siit on ka nüüd näha, siis sandsõlmede juures olid veekahjustused ja mädanikud. Nii et selline nägi meie ehituspilt ja 2002 siis talveks, aasta 2003 oli meil väljast oli esialgne korrastus siis tehtud. Ja siit on nüüd näha siseruumid, ütleme see seis, millega me saime, ta on nüüd see esimene pilt. Siis siin on nüüd näha kõrval, mis on aastal 2004, kui on juba esimesed aastad näitusi peetud, siin on nüüd selle esimese korruse
nii-öelda selline olukord ehituse ajal. Ja siis juba näitustega on see kivisein. Et meil oligi niimoodi, et see maja on tegelikult enne meid nii-öelda laste kunstikooli ajal oli ka, et hoone olukord oli hull ja olid ka plaanid hoone ära lammutada. Kuid õnneks siis seda ei tehtud ja ka lisaks oli ka seal plaanid see nii-öelda see ajaloolised sissepääs Karja tänavalt teisele korrusele asendada nii-öelda nõuetele vastavama trepikojaga. Ja meil oli ka nii, et kui üks asi, mis me projektina tegime ja nii-öelda tegemise käigus, nagu ikka see vanade majade puhul selguvad asjad, näiteks oligi, et meil oli esimese hooga oli ette nähtud see seinad krohvida, aga tulid imeilusad tellisseinad välja, mida enam keegi ei raatsinud krohviga katta, mis on nagu ka näituste puhul on, ütleme, väga ühesõnaga see võimalus nagu esitleda töid või see pind, millele nad asetatud on, et see, kas ta on valge või on ta siis annab oma nüansi selle vana põngu ja kiviga, et seal on ka suur vahe nii-öelda muuseumi ekspositsioonipindadena. Nii, siin on nüüd näha, kuidas Eva Tokas tegi ise nii-öelda plaanis teha nii-öelda hoonele fassaadile olid need mõeldud, aga me paigutasime trepikotta sisse. Sellised suure mastaabilised maalingud. Nii, siin on veel näha, kuidas on katusekorrus. Ühesõnaga, me oleme seda hoonet niimoodi, see esimene raks ehitust oli siis 2002, siis me 2003 avasime hoone muuseumina. Ja tegevus hakkas pihta. Ja näiteks nüüd see kolmas, see on nüüd kolmanda katusekorruse pilt, selle sai nii-öelda 2012 oli, kui sai seal esimene näitus tehtud. Et me oleme niimoodi järk-järgult, siin on näha, hetkel on kipsiga kaetud, siin on ka nagu ütleme ruumi kasutusjooksul on ka see nii-öelda ruumi otstarve või vajadus muutunud meil. Sest 2020 peaaegu juba 20 aastat oleme seal tegutsenud. Ja siin on nii-öelda ütleme päris esimestel aastatel, kui ei olnud ei kipsilaes ega valgendatud seinu. Nii, ja nüüd ma näiteks kiire ülevaatega meie tegevusest, sest meie nagu ütleme paljudele siin, kes on voorust toetust saanud, oleme nii-öelda olnud küll hooajaliselt, nii-öelda ajutiselt tegutsenud juba aastast 2003. Ja ütleme, põhiline tegevusaja on näituste korraldamine ja ka kursuste ja nii-öelda haridusprogrammi pakkumine. Ja siin on nüüd ütleme selline miks erinevatest üritustest ja ühesõnaga siis kui veel algusaegadest, kui Eva Tokas oli ka meiega siin tegutsemas ja hiljemalt nii-öelda 2020 näitused. Et muuseumi see põhiline või nii-öelda see tuumik, kes selle näituste programmi ja selle maja toimimisega tegeleb, on Mari Roosvalt, Maara Ljutjuk ja siis mina. Ja Kai Koppel on klaasipäevadega seotud. Et selline perejõududega on meil see siin nii-öelda need aastad oleme siin käigus olnud. Mis on meie maja puhul ongi, et see, ütleme, see tegevus, ta toob väga palju erinevaid inimesi kokku, pakub nii-öelda nii generatsioonide kui rahvusvahelist suhtlust, pakub seda loomingulist tegevust, ka ühtlasi Haapsalu linna, nii-öelda me oleme aktiivselt ka linnaruumis nii-öelda esindatud olnud. Et ka osad näitused on nii-öelda linnaruumiga seotud või siis teiste galeriidega. Et Haapsalu nagu selliseks tegevuseks on suurepärane keskkond. Kunstnikud armastavad Haapsalut.
et siit ma lihtsalt proovin niimoodi kiiremini läbi lasta. Et meil on ka klassikuid kui siis nii-öelda täitsa värsket ja see on nüüd sel aastal, mis meil seal praegu üleval on nii-öelda tähtis välisnäitus Soome kunstnikelt. Ja siin kõrval on Ülle Kõutsi ehted. Ja siis see praegune olukord. Siin majas ongi, ütleme, et siin säilinud on suhteliselt vähe nii-öelda interjööri osas. Et väärtuslikumad detailid on, ütleme, see teise korruse trepikoda, kus on isegi veel kulumisjälgi. Nii, siin on nüüd näha meie olukord praegult täitsa nii-öelda viimaste päevade seisudega. Et nii-öelda edasi ehituseks ja arendamiseks see nii-öelda tegevus ongi, et see abi on olnud väga oodatud, et oma jõududega siit nagu edasi minna ei oleks olnud võimalik enam. Nii, see meie hoone, mis ta praegult välja näeb. Siin on nüüd näha ilusti ka, kuidas on nagu see päris algne kahekordne hoone ja siis on see 50ndate juurdeehitus. Ja tulevikuplaanid. Tulevikuplaanideks on meil muutuda aastaringseks kunstikeskuseks, et mis oleks nagu selle kuurortlinna nii-öelda rütmi suudaks kohanduda, et see hoone on suur, et Haapsalus tegelikult on see aktiivne tegevuste aeg on, ütleme, põhimõtteliselt 2 kuud, veidi rohkem, et siis nädalalõpud juurde. Ja selle hoone puhul ongi, ütleme, et sa pead olema avatud ja nagu nii-öelda kasutama sellist nagu nutikat ja tulevikule nii-öelda avatud vormi hoidma. Et need hooneruumid peaksid olema multifunktsionaalsed, et loomulikult meie põhifunktsiooniks jääb muuseum ja galerii, kunstigalerii näitustega. Aga siis nii-öelda ütleme, et kasutada ära seda muuseumi vaikse aja väärtusi ja mis on nagu loomeinimestel on, ütleme, Haapsalu puhul see veel eriti südamelähedane see, kui sa kõnnid mööda linnatänavaid ja sul võib-olla ei tulegi kedagi vastu või siis ainult üks inimene. Et sellist vaikset süübimise aega, et sellega me oleme mõelnudki, et peaks olema võimalik kohanduda ka külalisateljeedele, et ütleme, et ta nagu oleks nüüd ajas muutuv, et sul on suveperioodil on tal üks kasutus ja talve sügisperioodil on võimalik nagu kas hoonet siis kasutada korruste kaupa või sektsioonides. Et sellega seotult nüüd ongi, mis me teinud oleme, on eelmisel aastal siis valmis meil uus eelprojekt. Et nüüd see hoone kasutus on ka toonud nii-öelda su enda see vajadused on võib-olla muutunud või on nagu täpsustunud. Et pidime uue projekti tegema. Siin on, ütleme, plaanil on nüüd näha, kuidas see põhiosa, see kollasega on markeeritud galeriipind ja siis selle tumedama oranžikamaga on meil selline multifunktsionaalne ruum. Et esimesel korrusel siis põhifunktsioon on siis ikkagist galerii, aga vajadusel saab ka nagu kohandada ateljee pinnaks selle ühe. Siis väikemaja jätkab oma praeguses funktsioonis, et ta on selline backstage nii-öelda meie muuseumile ja tänu sellele väiksele majale, kus on ööbimisvõimalused, saame teha kursuseid. Siis siit esimeselt korruselt, ütleme, muudatustest kõige olulisemad on nii-öelda invanõuetele ja vastavusse viimine, et siin oleme laiendanud see Sanselme plokki, teeme nii-öelda oleme selle projekti raames, ütleme, loome valmidusega lifti paigalduseks. Avame siit nii-öelda ülesmineku, see hetkel on siit kinni, et sa annadki talle nagu seda nii-öelda ruumi kasutuse fleksibiilsust juurde. Ja siis teine korrus on peamiselt siis Eva Tokase püsikollektsiooni näitamiseks.
ja siis lisaks sooviksime siia koridori kõrval, trepikoja kõrval ruumi, mis on eraldiseisev kunagi ka kunstiraamatukogu, mis võib ka kursuste ruumina toimida või siis veel lisaekspositsioonipinnana. Nii siit on nüüd näha, kuidas on avatud sissepääs ja siis, et 3. korrust kasutusele võtta, siis siia on ette nähtud selline keerdtrepp ja 3. korrusele nüüd põhiliselt jääb see suur katusealune endiselt galeriipinnaks, aga samamoodi, et madalu ajal võib see ka väga hästi ateljeepinnana toimida. Et olla niimoodi valmis tuleviku arengutele. Nii et meie oleme omalt poolt väga tänulikud selle toetuse eest, et see võimaldab meid üldse edasi eksisteerida ja edasi mõelda tuleviku peale. Ja kõigile projekti osalenud abilistele ja partneritele on Haapsalu linnale eelkõige ja Haapsalu ettevõtjatele, kes meid toetasid oma finantseeringu leidmisel ning Eesti Kunstiakadeemiale, kes on ka meil üks partneritest. Nii et minu poolt praegu kõik, ma arvan, et kindlasti ei midagi rääkimata, aga eks siis tuleb välja. Ja, suur aitäh. Seda oli ka rõõm näha, väga suured plaanid. Selle tänase vestlusringi formaat on selline, et nendele ettekannetele järgneb aruteluring ja ma arvan, et esimene küsimus, mida Üla sa juba põgusalt nagu kirjeldasid, on see, et mismoodi hooajalisus mõjutab, teie kohta võib ka mõnes mõttes öelda väikeettevõtjaid, või et mismoodi te tajute muuseumi tegevuses või siis Alo, kuidas sa tajud Sadamaaida tegevuses või Sadamaid praegu ei tegutse, ütleme siis Kuressaares üldisemalt, kuidas sa hooajalisust tajud? Nii, on mind kuulda? Hästi. Nii, hooajalisust, eks ta on täpselt sama, nagu siin Haapsalu koha pealt öeldi, et 3 kuud käib elu, aga millega ma seda, ütleme niimoodi, et konkureeriv, ma ei räägi muidugi ainult pulmadest, aga lihtsalt konkureeriv pulma niisugune koht, mis ei asu Kuressaares, mis on väga popp, üks seinaküün ja mis on nagu välja müüdud, siis temal on see hooajalisus, ütleme, tugevamalt mõjutab kui seda, sellepärast, et Sadamaide asukoht on ikkagi väga hea, ta asub, ütleme siis selles kohas, kus inimesed liiguvad ka muudel aastaaegadel, on ju. Teine asi, minu kõrval on hotellid ehk et majutusega ei ole mitte mingit probleeme, vastupidi, hooaja väliselt on majutus hoopis odavam ja võib-olla korraldada mingid ka firma üritusi või ma ei tea, mis iganes konverentse on veelgi, selles suhtes nagu ütleme soodsam teha hoopis hooaja väliselt. Muidugi ta mõjutab, eks me oleme arvestanud seda, et see põhitöö tuleb ära teha nende 3 kuu jooksul, aga ma ei ütleks seda, ma ei välista üldse, et seal saab ka, või kindlasti ongi toimumas, ma tegelikult ütlen, et siin esimene suurem üritus mul seal üks oli, mis toimus täiesti talvel ja see oli päris hästi korraldatud ja see oli väga-väga hästi tehtud, et selliseid üritusi pole mitte mingi probleem teha nagu aasta läbi. Ja nagu ma ütlesin ka, et Sadamaidas pool peaaegu või need madalam osa ma ikkagi soovin niimoodi sättida, et ta on aastaringses kasutuses. Nii et nii kõvasti võib-olla see pihta ei löö, aga nende muude ürituste osas jah, on ta loomulikult tundlik hooaegadele samamoodi, sest ega Kuressaares ka 1. septembril raam läheb, siis tänav on tühi, võib üksi ringi kõndida, aga eks asju toimub ikka, eriti nädalavahetused. Et nädala sees, ma usun, on jah tõesti niisugune puhkusaeg selle majal. Üla, soovid sa ka veel täiendada? Ja ei, meil on see hooajalus väga teravalt tunda, et külastajate arvuga on nagu hetkega näha, et põhimõtteliselt tõuseb see pärast jaanipäeva, et see põhimaht külastajatest ongi jaanipäeva ja poole augusti vahel. Ja siis ülejäänud osa on ikkagi selline vaikne. Ja see ongi selles mõttes nagu
ütleme Haapsalu puhul võrreldes Kuressaare, kuna ma olen otsapidi ka ise Saaremaaga seotud, et see on linnapildis loomulikult samamoodi tunda Kuressaares. Haapsalu puhul on muidugi võib-olla on see Tallinna lähedus, et meil on ainult 100 kilomeetrit Tallinnaga vahet, et see on nüüd näha, et siin on väga paljud inimesed, üldse see linnapilt on väga muutunud viimastel aastatel ja on näha, kuidas paljud on endale korterid ostnud ja et sul see nii-öelda või et see selline nädala lõpu väljasõiduna, kui esimesed soojad ilmad tulevad, viimased sügise soojad ilmad tulevad, et siis on ikkagi linnas nii-öelda väljapoolt rahvast, et muidugi linna enda elanikkond, ütleme see põhikeskus on nagu pigem seal kaubamaja ümber või et ta nagu tiksub nagu siis omas rütmis, et ta kindlasti Haapsalu on piirkondlik keskus, aga sellist massi või sellist nagu tugevamat liikumist on jah, ikka väga sesoonne on see. Aga oskate välja tuua kumbki siis, et missugust rolli teie projekti realiseerumine võiks mängida nende talvituvate kohalike elus, et kuidas see hakkab neid puudutama, et mitte ainult hooajavälised külalised, vaid need, kes kogu aeg olemas on. Nii, ma leian, et meie puhul ütleme, et kui kunstikeskus, professionaalne kunstikeskus, kui üldse selline, et hetkel on see Eestis, ütleme, väga tsentraliseeritud olukord, et põhimõtteliselt Tallinn ja Tartu on nagu see peamine ja siis on niimoodi hajusalt ka üle Eesti üht-teist. Aga et Läänemaa piirkonnas oleks selline toimiv üksus aastaringselt, et see annab nagu, ütleme, sellist lisakvaliteeti üldse sinna piirkonda. Ja loomulikult see meie, see ongi, ütleme, selline loominguline või tuleviku teema, et seda me näeme. Ma arvan, et ka näiteks, et kui Haapsalusse rong ära tuleb, et siis olukord muutub kardinaalselt. Et siin on näha selles mõttes seda huvi ja tõusu, et võrreldes aastast 89, kui oli 15 000 elanikku, oli linnas, tänaseks on alla 10 000, on nagu langustrendis olnud, et see olukord on, meil on 20 aastat, ütleme, vaatlust seal olnud, siis on näha, et on muutumas, et see on muutumas, jah. Aitäh. Alo, sadamaid ja kohalikud. Alo, pani mikri kinni. Kas see on mingi eksitus või saad sa rääkida? Kas nüüd olen? Jaa. Kas nüüd olen? Oled. Et kuna ma ütlen niimoodi, et ma käin küll väga palju, aga ma ei ole nagu ise Kuressaare elanik. Ma ütlen selle kohta, et ma ei oska nagu, ma arvan, et see, kuidas see kohaliku elaniku võiks mõjutada, on suhteliselt kinni ka selles, millist nagu tööd me teeme selle nagu hoone turundamisel. Ma ütlen, miks mitte nagu ürituste mõttes on need siis kohalike inimesed saavad nagu kõike teha, on need ettevõtted, on see inimeste juubelid või muud sündmused, selleks ta on nagu mõeldud. Teistpidi ma rõõmuga annan, ega ma ei ole sellest veel täna rääkinud, aga kui see maja on üks päev nagu selles suhtes katuse ja küttega ja nii-öelda aastaringi kasutatav, siis miks mitte ei võiks ka näiteks sama Kuressaare teater teha ka talvel, et see ei pea ju olema ainult suvel, et võib-olla ka talvel teha omal mingid siuksed, kuna see ruum on nagu põnev ja neile see väga meeldib, see näitlejate tagasiside. Ma olen kuulnud väga palju on selline, et see on nagu nii äge koht ja nii edasi, siis ei ole nagu üldse välistatud, et ta võiks ju talvelgi olla sama asjaga kasutuses. Aga ma ütlen tõesti, et ma nagu ei ole võib-olla praegu nii pädev nagu seda ütlema. Aga igal juhul, eesmärk on ta ikkagi niimoodi, et ta oleks aasta läbi ja ma ütlen veel kord, et see poolmaja hakkab olemagi aasta läbi. Tegelikult on mul sinna on üks huviline, see oleks täna vara öelda, see on üks kohalik ka bränd, mis on väga äge, mis on küll seotud ka toiduga, mis mul ongi eesmärk ja kui selline seal oleks, siis juba see
siis ta juba mõjutab sellepärast, et selle brändi klient on iga saarlane põhimõtteliselt, potentsiaalne klient. Ma võin lisada veel. Ja palun. Et ma omalt poolt ka me näeme ka seda, et ütleme kunstikeskusena või sündmuste paigana, et ka nagu lisada Haapsalule seda rahvusvahelist mõõdet, et Haapsalu on väga suur potentsiaal, ütleme kas või Läänemere piirkonnas nii-öelda selliseks tugevamaks keskuseks ka selle kunstivallas olla. Et seal on praegult juba väga hästi toimiv ühesõnaga see galeriide küllus, mis meil Haapsalus on ja need fantastilised inimesed selles imeilusas linnas. Et see võrgustik või nagu sa näed seda, et see võiks nagu isegi, ongi, et minna nagu suuremaks või et sellist nii-öelda piirkonnale tuua ka seda niisugust eraldiseisvat üksuse, mitte et ta ei ole ainult Eesti väike linn, aga ta võib ka nagu suuremalt tema peale mõelda. Aitäh. Üla, ka seda sa põgusalt mainisid, mille kohta ma nüüd kohe küsin. Et nimelt selle sama projekti raames intervjuusid tehes näiteks Haapsalu ja Pärnu ettevõtjatega ja Kuressaare omad samamoodi. Mitmed on maininud, et sellel madalhooajal on ka oma võlu siis nagu linna elus. Et oskate sa Üla või Alo esile tuua mingisuguseid positiivseid aspekte? Ja väga. Et ma ütlen, et meie ise siin armastame, ma arvan, võib-olla seda madalhooaega isegi rohkem. Nii võib-olla ei või öelda, aga selles mõttes see vaikus ja see Haapsalust see looduslik asukoht, see mere ümbrus, ta isegi ütleme nii-öelda Kuressaarele teeb ära selles osas, et kui sa vaatad nagu kunstniku pilguga, et see linna, ütleme, see tihedus või see struktuur, mis seal üldse nii-öelda vanalinna osas on ja see nii-öelda selline see linna terviklikkus, et jah, et see vaikne hooaeg on seal tegelikult väga-väga eriline. Et seal tuleb see nii-öelda, ütleme, see võlu rohkem välja, mis seal lärmis võib kaduma minna, kui on nüüd, ütleme, see suve tipphooaeg. Et nende kontserdite, mis on kõik ka, see on fantastiline, et sul nagu selles mõttes, et meil on nagu nii-öelda äärmiselt hästi toimib kuurortlinn, et kui vaadata, mis sündmused ja milline varieteet neid kontserte ja üritusi seal on, et me oleme väga-väga õnnelikud sellega, et seal on nii-öelda nii endale kui muuseumikülalistele ja et sa saad nagu see, ütlen, tekibki selline sünergia üldse selle nii-öelda kultuuri, kogu keskkonna osas. Mõistan. Alo, kas sul on mõni positiivne madalhooaja kogemus Kuressaares või mujal? No kui ma nüüd tegelikult selles suhtes ma nagu tegelikult, ma arvan, see sama aspekt, mis ma ennem ütlesin, mitte ainult Kuressaares, pigem ongi see, et siin, kui me võtame siin, ma ei tea, 7. juuli või mis ta on 7. august on ju, siis põhimõtteliselt ei ole seal Kuressaares võimalik tihti ka isegi ööbimiskohta saada ja nad on nagu 4 korda kallimad. Nii et mina arvan, et üks nendest võludest ongi see, et madalhooaja võlu ongi see, et sa saad rahulikult organiseerida oma ürituse ja sa maksad sellest vähem raha kokkuvõttes ja sa ei pea nagu mõtlema, et nüüd ma ei saa või nüüd ma ei saa midagi. Sa saad põhimõtteliselt, sul on kõik asjad. Kui sa tahad seal lisategevusi teha, siis tegelikult sa saad nagu kõike teha. Et ma arvan, et see on, ütleme, minu silmis on nagu see aspekt, et mis nagu loeb. Mina arvan niimoodi. Mis on selle madalhooaja võlu nagu kindlasti. Et ma ütlen, seal käib nagu vahetevahel käib nagu võidujooks, et kes saab, ma ei tea, ööbida ja nii edasi, et see on tihtilugu päris nagu stressi tekitav, et siis see on see asi, et sa saad nagu rahulikult oma asju planeerida, ükskõik mis asi see on siis ka teater või ma ei tea. Jah, madalhooaja saab päriselt puhata, ütleks selle kohta veel juurde. Jah, seda küll. Nõus. Ja teie neid mõlemad projekti nähes oli tegelikult mul väga hea meel, et on arvestatud erinevate hooaegadega
et mulle tundub, et seda tegevust on sinna sisse planeeritud nii suveks kui talveks. Ja see on väga selline lootustäratav. Kas teil on veel mingisuguseid lõpusõnasid siia öelda omalt poolt? Jaa, minul oleks kindlasti. Kas see õlla? Ja mina tahaks öelda nagu teine Haapsalu, ma täpselt nime nüüd ei kuulnud, aga nagu Haapsalu inimene juba ennem ütles, et esiteks see projekt on väga suureks abiks, kuna ütlen ausalt, enne selle kirjutama hakkamist, ega mul ei olnud aimu, et ma küll saan aru, et see töö on kallis ja ma olen juba ühe osa teinud, aga mul ei olnud nagu päris selget pilti, et ta ikkagi nagu nii kalliks läheb, et see andis nagu selle pildi ette ja muidugi ajalises võtmes see on nagu tohutu, ütleme, areng on ju, et see projekt oleks olnud kindlasti tunduvalt pikem. Selle juures, nagu siin ma arvan, nii mõnedki inimesed siin ka teavad, kes muinsuskaitsest on, siis Sadamait on saanud ka muinsuskaitsest paar pisikest toetust ja nende abil juba täna põhimõtteliselt, eks ole, töö käib, et mitte nüüd rääkides sellest Norra projektist, selle eest ma olen ka väga tänulik ja kindlasti ma nagu teen endast nagu parima, et see hoone saaks nagu väärikas ja see hoone oleks nagu te just ütlesite, aastaringselt ka kasutuses, mitte niimoodi, et sügisel läheb uks lukku, et ma arvan, et seal meil on plaan, et sinna tuleb põhitöökohaga inimene, ta annab ka töökohtasid, kindlasti see maja annab töökohtasid kokkuvõttes vähemalt 10 inimesele tulevikus, mis on üks nagu aspekt, aga et ta on nagu avatud, meil on plaan, et seal on nagu inimene, kes hakkab seda maja elu korraldama ja ma loodan, et see maja on siis, nagu ma ütlesin, väärikas ja töötab 12 kuud aastas. Nii et ma igal juhul tänan kõiki osapooli, kes on sellega nagu kaasa töötanud ja sellesse nagu ka usuvad. Rõõm kuulda. Ja minu poolt ka, ühesõnaga meie poolsed suured tänusõnad ja samamoodi, et meil on ka lootust, ühesõnaga, et sa muutud nagu selliseks elusaks, väikseks nii-öelda täpikseks seal jälle linnapildis või mitte nii täpikeseks, aga et saame omalt poolt siis anda Haapsalule nii-öelda ühe elusa koha juurde, mis on nagu toimib aasta läbi. Ja lisan veel juurde, et Aida nagu suurust ja asukohta arvestades ma isegi loodan, et see saab päris suureks täpiks seal Kuressaares, et ega seal nagu see on kõige raekoja suurune või suurem, eks ju, et ta tegelikult paistab kaugelt 3 tänava nurgas. Nii et ma usun, et see võiks olla päris tume täpp seal. Kuursaali pargist paistab ja nii edasi, nii et lossi vahetus läheduses selline hoone, ma usun, on üsna väärikas. Jaa, nõus. Okase muuseum on ka väga suur maja, nagu me nägime. Et ma usun, et need projektid ja kõik teised ka, mis selle sama projekti raames on rahastuse saanud, avaldavad suurt mõju. Vähemalt me ise usume ja loodame, et see nii läheb. Aitäh teile! Aitäh kõigile huvilistele, kes tulid vaatama ja kuulama. Tänane suur tänu minu poolt ka. On läbi. Aitäh! Head aega! Head aega!